Let's go! Vormel 1 on suvepausil, aga seda ei tee meie. Hiljuti saite siin nautida Marguse ja Silveri etüüdi. Ei teagi, kuidas see teema jube hästi kokku võtta. See oli, kuidas ma ütlen, see oli Silveri monoloog, mida ma palistasin mõningate küsimustega. Et kui võtad mulgi 6, siis sina olid see riba seal või? Jah. Silver andis nagu vormi ja kuju ja sa andsid selle mustri. Üritasin seda koos kuidagi hoida. Hästi. Aga täna me räägime sellest, et kuhu me siis enne Sandvoort etappi jõudnud oleme. Me oleme jõudnud tegelikult ühe ülipõneva Vormel 1 hooaja keskele. On suvevaheaeg. Ma usun, et enamus F1 sõitjatest teevad praegusel hetkel backflippe oma mitte kõige odavamate jahtide pardalt. Ja. Naudivad päikesepaistet. Seal ei osta keegi endale aksobaari. Ja, isegi George Russell, ma loodan, et on võtnud aja maha ja me ei mõtle võidusõidu peale, mis teeks talle head. Ja me mõtlesime Raikoga, et me saame siin kokku masinavärgi kontoris ja räägime natukene sellest, et mis nagu, või ütleme, et mis hinnangut meie annaksime tänavustele sõitjatele ja meeskondadele. Mitte, et see nüüd nagu midagi muudaks tohutult, aga lihtsalt võib-olla oleks hea nagu korra mõelda selle peale, mis on juhtunud. Seda on ka põnev teha sellepärast, et sõitjaid on lausa 22. Mitte 20. Ja, et meeskondade kaupa ma arvan, et on kõige mõistlikum siit liikuma hakata. Hakkame Cadillac'iga või? Ei, hakkame ikka ülevalt pihta. Aga tegelikult me kõigepealt võiksime ju läbi käia ka mingisugused muutused, et vahepeal, mis me oleme teada saanud, et meil on tulemas siis aasta lõpupoole Bahreini GP, mis sõidetakse Malaisias. Niivõrd kummaline, kui see ka ei ole. Jaa, Silver, meie saate toimetaja ütleb George Russell kihlus. Midagi ilusat selle mehe elus sellel aastal. Et see... Võime õnne soovida. Võime õnne soovida tõepoolest. Russell, George, meie poolt ka palavad õnne soovid sulle. Aga see on ka, tegelikult see on alles katseaeg. No aga see on tal Mercedeses läbi ja seal see minu arust see katseaeg ei ole tal liiga hästi läinud. Oi jah, huvitav, kui Eestis on olemas George Russelli fännklubi, siis nende poolt me saame küll heiti päris. Me tahaks saada võib-olla nende fännklubi suvepäevadel esinema. Ja, just. Nii, aga jaa, ühesõnaga Bahreini GP Malaisias tundub kummaline, aga nii ta on, ehk siis see on nii-öelda nagu see aasta alguses ära jäänud võistlus. Ja olgem ausad, ega need aasta lõpu need Lähis-Ida asjad ei ole ka päris kindlad, et seal on ka spekuleeritud Imolaga, on spekuleeritud, mis seal veel oli? Hispaanias seda taheti tuua. 3 etappi Hispaanias või? Aga miks mitte? Selles mõttes, et Hispaania on alati valmis vastu võtma ja see võõrustamise efekt seal riigis tuleb hästi välja. Miks ma mäletan Portugali? Portimao käis ka läbi, seal on olnud optsioone, seal on minu meelest ka korra oli kuskil teemaks see, et kuna järgmine aasta Istanbul naaseb, siis äkki, aga minu meelest nad ei ole valmis veel vastu võtma. Et neid asju on olnud palju, aga kõige suurem tõenäosus ikkagi, et tuuakse kuhugi Euroopasse, kuigi arvestades seda, et milline raha sealt Lähis-Idast tuleb, siis kas siis tehakse sama trikk, et Abu Dhabi GP in Imola? Ma usun, et see nii ongi, et just see raha teema tegelikult, mida sa nagu välja tõid, ongi, et kuna Lähis-Ida on ju valmis maksma tohutuid summasid selle eest. No nad on valmis maksma seda ju ka selle pealt, et küsimus ei ole pelgalt selle nime turundamises. Nad võtavad hea meelega ka kogu selle killavoori sinna vastu. Nad võtavad vastu ka kõik külastajad. Meie Ristoga eelmisel aastal selle sama Abu Dhabi viimasel etapil nägime, tegelikult on see organisatoorne pool ka seal väga-väga hea. Et isegi kui need Euroopasse või kuhugi mujale mingisuguse muu või siis nende nime all muule rajale ära tuuakse, siis kindlasti on see huvitav olukord F1 mõistes ja seda meile siin esimese sihukese vangerdusega juba näidati, aga endiselt on see lugu, et kui nii mõnigi sari on kas, ütleme siis kereautod asjad on öelnud, et cancel, VEC on ennast Lähis-Idast ära liigutanud, siis F1 ja WRC ei ole ju
öelnud mitte midagi. veel mitte midagi, jah. Ametlikult ei ole mitte midagi Et öeldud. kindlasti siin töö käib ja ma olen jah tegelikult üsna seda meelt, et isegi kui need etapid sõidetakse Euroopas, sest ma arvan, et ka selle Malaisia etapi nii-öelda registreerimistasu promootorile maksis ikkagi Bahreini korraldaja kinni, mitte nüüd ei olnud see, et Malaisiast öeldi, et tulge, me maksame ja kasutage Bahreini nimega, kindlasti mitte. Absoluutselt. Ja võib-olla personaalia poole pealt ka, ehk siis F1 personaliosakond annab teada, et Cadillac F1 meeskonna senine pealik Graham Lowdon, kes siis tiimi nullist üles ehitas, on ametist vabastatud ja tema asemele tuleb siis Poola päritolu ja Prantsusmaal nii-öelda oma kogu selle vormeli ja mootorimaailma koolituse saanud Marcin Budkovski, kes siis tuleb selle koha pealt, et ta on endine Alpiini tegevjuht. Jah, ta ei ole praegu. Jah, mitte praegu, jah. Ta on olnud praegu on ikkagi on üks mees Alpiinis, kes käseb pool laseb. Huvitav, mis talle visiitkaardi peale on kirjutatud? Nii ongi, käsen pool lasen. Jah, puhtas itaalia keeles. Hästi. Et sellised muutused on toimunud ja Cadillacil jah, kindlasti nagu liiga hästi ei ole, punkte ei ole, aga tuletame meelde, et see on nullist ehitatud, mis see põhjus on, kes seda teab, kas on mingisugune asi, mis on täitmata jäänud või on muud põhjused. Aga kui me nüüd nagu tiimidena läheme, ma teeks ettepaneku, et paneks nagu 1-10 punkte, nii tiimile kui ka... Keegi saab 0. No, sõitjatest saavad veel rohkem. No see on, ütleme nii, et meie nagu sellised sõitja reitingute poole pealt Cadillacile võimalus punkte saada. Tahtsin ühe fun fact'i siia vahele, kui me Cadillacist räägime. Täiesti juhuslikult sattusin Stockholmis Cadillaci esindusse. 3 elektriautot seisid seal rivis ja kõikidele inimestele, kes on mõelnud, et Cadillac, ta ongi läbi ja lõhki Ameerika bränd, aga see väike prantsuse touch. Cadillac on tegelikult perekonna nime, eesnime ma sellel härrasmehel. Ma lugesin su seda Instagrami story't ka. Ja see oli siis mehe perekonna nimi, kes asutas tulevase Ameerika mootorite hälli äkki või, võib nii öelda. Detroiti linna on asutanud prantslane, kelle perekonna nime all sõidetakse nüüd vormel 1. Hakkame punkte andma. Kas me alustame tiimidest või sõitjatest? Me lähme, võtame tiim ja tiimi sees olevad sõitjad. Ehk siis tabeli liider Mercedes, AMG Petronas Mercedes, kui ametlik nimi öelda, on 379 punkti kogunud sarja liider Mercedesele endale. Mina annaksin, kuigi nad on väga hästi oma asjadega hakkama saanud, mina annaksin 8. Ja seda sellel põhjusel, et vastupidavus on olnud see, mis on tegelikult mõjutanud mitte ainult neid, vaid ka nende mootori kliente. Vaatan peale ja mõtlen, et kellele ma üldse siit saaksin 10 anda. Ja ma nõustun sinuga. Jääme selle 8 juurde. Neil oleks vaja ka aru saada lõpuks, et kes see tiimi number 1 siis on. Jah, see ma arvan, et on mingi järgmiste etappide teema siin. Aga sõitjad? Kimi Antonelli. Kas 12 saab kanda? 10 pallisüsteemis? No ei saa tegelikult. Okei, 10 siis. Mina annan 10 ära. Mina arvan, et see noormees on ära täitnud kõikidesse kastidesse linnukesed ära pannud. Tänase seisuga, kui vaatad seda statistikat, 6 võitu, lähim jälitaja George Russell, 2 võitu, 9 poodiumit, lähimad jälitajad Lewis Hamilton, George Russell, 5 poodiumit. Sa ei taha anda 10? Ei, ma annan... Ma panen käed rinnale risti ja hakkan kaitsma ennast. Kimit pead kaitsma, mitte ennast. Et mina annan talle 10, aga ma võtan sellest pool maha ja ma annan selle pool Bonole. Tema võistlusinsenerile ja sellepärast, et Bono, ma arvan, oma olemusega on klattinud päris mitmed asjad ära. See on alati nii, kui sa Margus Kiivriga teed mingit mängu, siis ta teeb oma reegleid. Tal on kivipaberkäärides ka 3. käsi alati. Ma pean abilisi tunnustama, eks ole. On ju, Bono on tegelikult seal taga. Aga ma annan siis veel osapunkte Mercedesele ka, sest ma arvan, et Kimi Antonelli Cadillac'is oleks praegu endiselt 0 punkti peal. Kus kohas? Cadillac'is olles oleks ta ikka 0 punkti peal. Kuhu me neid punkte hakkame jagama siis? Ei, no ta saab 10, aga ma võtan pool ära. Et me oleme vähemalt nõustume sellega, et ta on parim sõitja hetkel. Jah, ta on sarja liider hetkel. See ei pruugi alati olla parim sõitja. No, jah. George Russell. Kas kihlus annab punkti juurde? Midagi ta on võitnud.
ei, tegelikult ta on rohkem võitnud. Tal on, ta on 2 etappi võitnud. tal on uskumatult kehva hooaja algus olnud. Arvestades sellega, et sa sõidad tegelikult ikkagi hetkel sarja parima autoga. Mul on George Russellist isegi tegelikult veidi kahju. Aga seda on olnud ka teistes mootorispordi distsipliinides, kus on nagu sarnaseid olukordi ette tulnud, et käesoleva aasta WRC näiteks on ju ja nii edasi. Et sul on justkui see, et noh, ütleme enne, kui see kõik pull pihta hakkas, teadmata üldse, mis ja kuidas on, siis tuli meil Austraalia, George Russell võitis. Oligi ju, mina arvasin, et ongi George Russell. Mina arvasin samamoodi nagu paljud ja siis see kõik pöördusid. Mul selles mõttes on tast kahju, ma annaks talle 7. 7, tugev 7. Jah, ma saan sinuga siin tegelikult nõustuda, sellepärast et tema selles, et ta hetkel on 3. positsioonil MM-sarjas Antonelli ja Hamiltoni järgi. Seal on natuke nagu selles ei ole kihlus süüdi. Oma muresid on tal seal ka, et ilmselt natuke võib-olla keeruline aru saada, miks Kimi Antonelli noor tiimikaaslane temast niivõrd palju parem mingites oludes on olnud. Ja samas ei saa jätta kõrvale seda, et tal on ka olnud sellist tehnilist jama. Nii et jaa, 7, ma olen nõus, ehk siis võtame järgmise pundi, milleks on meil Ferrari. Siis Ferrari, jah. Ferrari tiimina. Mina lähen tugeva 7-ga. Ma annan sama palju kui Mercedesele ja ma annan selle baasilt, et sellel aastal vähemalt minu jaoks ei ole olnud kordagi põhjust teha seda meemi klounimütside ja ninadega. Tegelikult ei ole. Midagi oli, aga mul ei tule meelde. No võt, Silver Aita. Mina ütlen, et siis ei olnud. Ei olnud keegi. Ja. Siis ei olnud. Järelikult. Tiimina on ja kui sa just mõtled ka seda, et nad on kogu aeg olnud oma strateegiaga kuidagi, midagi on pahasti olnud, siis sellel aastal on ka väga palju häid otsuseid tehtud ja õigeid otsuseid. Kus see oli, kus Hamilton korduvalt boksis käis? Lõpuks ikka tuli poodiumile. No jah. Võib-olla oleks võitnud. See oli, ütleme nii, et see oli strateegia, mida nad tegid teistmoodi. Teised tiimid. Jah, aga see on ka julge otsus. Barcelona, aitäh, Silver. Mida me ilma sinuta teeksime? Juhiksime raadio hommikusaateid. Mõnel on vähemalt see. Nii, mis siis jäi? Minul jäi... Ma ei pane 8, ma panen nad Mersuga tegelikult. Mina panen 7. Sest et Mercedesel on, jah, me räägime sellest mootorist ja kõik on hästi, aga tiimina ma ei leia põhjust, et Ferrari oleks sellel aastal kehvem. Jah, kui me võtame nagu konteksti, kus me nad tõstame võrreldes varasemate aastatega, jah, ma olen sinuga nõus. Sõitjad, Lewis Hamilton. Mina arvan, et tema sõitjana on ka 10 väärt, sellepärast, et Lewis on küll kõik ära teinud. Jah, ta on teinud kõik ära, ta on ikka viimaste sõitudest peale igalt poolt võtnud ka trahvid, ehk siis 9. Need on, ja selles mõttes sellel tasemel olev sõitja ei saa teha selliseid eksimusi. Aga kui sa võtad nende trahvide mingisugused sisud lahti, siis vormel 1 on piiri peal sõitmine. Ta riskib. Jah. Mina annan 10. Boksiteel kiiruse ületamine. 0, But still. Pidurdad 5 meetrit hiljem. Jah. Mina annan ikkagi 10. Selge, 9. Charles Leclerc. Jah. Ma ei tea, kas siin ongi mingid punkte, mul 7. 7. Jah. 7. Jah, ega ta selles mõttes tuleb talle au anda, et ta tegelikult selle Hamiltoni surve all, ta ei ole veel nagu murdunud, et ta on integreerinud mingisugused asjad, kas või see sama Carbon, mis iganes selle ettevõtte nimi oli, Industries something, pidurite kasutusele võtmine, ehk siis Brembost loobumine, eks ole. Et ta tegelikult, ta on suutnud poodiumile sõita, eks ole.
et mina annaks tegelikult Charlesile 8, et ei ole lihtne, kui sa nüüd nagu eelmine aasta oli Hamiltonil hästi keeruline aasta, oli lihtsam temast parem olla. Sel aastal sõita temast paremini olukorras, kus tegelikult ongi selge surve, et ühel hetkel peab ju tiim vaatama, kelle selja taha nad lähevad. Ma arvan, et tegelikult Leclerc jah, on enam-vähem selle survega hakkama saanud just nüüd viimastel etappidel. McLaren 5. 5. 5. Mm, Saab ka halvemini. Saab väga palju paremini. saab Ma ei paremini. uskunud lihtsalt, see 5 tuleneb sellest, mina ei uskunud, et see kukkumine on nii kõva. Ja kas see kukkumise põhjus on siis see, et nad ikkagi tegelikult eelmise aasta lõpus sarnaselt Red Bulliga hakkasid jooksma selle individuaalse maailmameistritiitli nimel ehk siis Lando Norris versus Max Verstappen ja jäid oma selle aasta arendustega natukene hiljaks või on asi ikkagi selles, et nemad ei saanud selle Mercedese mootori ja oma kere osas nagu nii head klappi. Ma viskan 7 ja väga lihtsal põhjusel, et tegelikult lõpuks on ikkagi suudetud jalad kõhu alt välja võtta ja hooaja viimased etapid näitasid tegelikult päris sellist Ma annan neid punkte rohkem siis, kui need hooaja järgmised etapid midagi näitavad. Okay. Norris Piastri Mm. mõlemale 7. Ma ei oska sealt, mina ei oska ühte ega teist välja tuua. See on jah hästi keeruline, et mida sa nüüd nagu ütled, Lando Norris valitsev maailmameister, eks. Ja nad on kuidagi minu Ma ütlengi, kui ma selle võtan, siis ma annaksin Landole vähem, aga ta ei ole ise selles tänases olukorras süüdi. Nad on suutnud minu jaoks kuidagi nagu hästi nähtamatult sõita, et jah, ma ei hakka siin ka pikalt palli keerutama, et ma olen sinuga nõus, et las saavad mõlemad 7 ja ise jagavad oma papaia reeglite ja kes on parem, kes mitte. Red Bull mu jaoks ka seesama 5. Täpselt ka see põhjus on sama, et no pagan, sa oled tippude tipp. Ma leian, et Red Bullis on ikkagi väga paljude asjade taga see, et kui sul legendid lähevad sealt ülevalt otsast ära, siis sa kukudki kolinal. Kus sa ei saa mängida ainult Max Verstappeni peale. Nojah, teistpidi võttes on jälle see, et nad on ikkagi tulnud täiesti oma mootoriga. Powered by Ford. Ford, võt see on üks see koht, kus mina ütlen, see Ford on Powered by Ford on ainult ostetud ovaal. See ongi Red Bulli mootor. Sinna saab igaüks oma raha panna. Jah, Ford oma raha pannes toetab ju seda arendust läbi finantsi. Red Bull ongi oma mootoriga. Aga see powertrain on olnud neil juba pikka aega. No jaa, aga ikkagi ka nullist ehitatud oma mootor, eks ole. Et selles arvestuses nad on esimesed, Audi on teine. Ikka 5. Tiim on vana, Max Verstappen on olemas. Ma olen nõus, aga ma annan tegelikult natuke rohkem, ma annan 6. Sest nad on näidanud seda, et nad tegelikult sarnaselt McLareniga, nad saavad aru, et midagi on valesti ja nad tegelikult toovad ka ju upgrade'e. Kas oli vist, Silver ütles ka, kõige rohkem upgrade'e vist toonud praegu hetkel. Et nad nagu töötavad selle nimel, lihtsalt küsimus on selles, millal nende upgrade'ide peale kulutatav raha otsa saab. See on nagu see küsimus. Max Verstappen. Nüüd mul on keeruline. Ma Isaac Hadjarile julgen küll siuke 7-8 isegi anda. Ta on kohanenud hästi. Ta on üle mitme hooaja näidanud, et Red Bullis ka teine auto sõidab. Tõsi. Ja teeme siis nii, minu punktid. Isaac saab 7, Max saab 8, sest Max on suutnud olla Max ja 4 poodiumit ära tarnida antud olukorras. See ongi see, miks tema on Max Verstappen. Ma ei saa talle rohkem anda. Jah, mina annan Hadjarile 8, kuna ta on saanud ikkagi tegelikult tõesti, nagu Raiko ütles, väga hästi hakkama number 2 sõitja survega. Kindlasti võib-olla natuke lihtsamaks on selle olukorra teinud see tema jaoks, et see avaetappidel me nägime, et seda klappi ei olnud, oli see vahe Maxiga väiksem, eks ole. Aga niipea kui Max oli Max, siis oli ta natuke keerulisem temaga nii-öelda nagu mõõtu võtta või võidu sõita, aga ta pigem on olnud väga tubli number 2 praegusel hetkel ja mina annan Max Verstappenile 9 punkti, sest ma olen ka täiesti nõus, et seal on ikka nagu sidrunist kõik välja vigistatud.
Mis selle järgmise tiimi nimi on? RB Racing Bulls, ta ei ole, on või? No minul on ta siin kirjas Racing Bulls. Väga hea, siis on. Millele sa viitad? Kas see on ei, seal on jälle see, et ma ei tea, kuidas see tiimi terve pikk nimi on. Cash Up Racing Bull. Ja ma ei tea täpselt. Muidu nad on, lühidalt on nad RB Racing Bull. Ma arvan, et tegelikult täna Red Bull ja Racing Bull, kui kunagi võib-olla oli see mõte selle Racing Bulli või selle teise tiimi taga see, et meil on siin ka üks tiim, kust me tõstame endal mehi esimesse tiimi, siis kuigi see punktide vahe täna on tõesti üle 100 punkti, on nad siiski järjestikused tiimid. Täiesti uskumatu. Aga nüüd on nagu vaja vaadata punkte. 177 on Red Bull Racing ja Racing Bull on 66. Ei noh, me jõudsime midfieldini. Ja tegelikult ongi nagu selgelt, et Racing Bulls on praegusel hetkel keskvälja tiimide, ma ei ütle vankumatu liider, aga ta on liider. Et selles mõttes mina annaks Racing Bullsile selle hooaja eest, mis on tehtud, nad on kenasti kogu aeg pildis olnud, ütleme nii, et nad on isegi võib-olla oma tasemelt paremini hooaeg alustanud kui Red Bull oma tasemelt. Just, ehk et 8. Ma nõustun, ma jään sinna samasse ja nüüd ma ei oska, Arvid Lindblad ainuke rookie see aasta. Jah. Pagan, ma annan talle ka, on jälle see 7 ja 8 vahel. 23 punkti, eks ole. Ma annan talle 8 ja ma annan Lawsonile 7. 8 ja 7. Tead, ma olen sinuga nõus, et Lindblad on minu meelest sõitnud hästi. Ta on siin pidanud häid võidusõite muu hulgas ei kellegi muu Max Verstappeni endaga. Pole näidanud mitte mingisugust aukartust, ütleb, et saab sõita küll ja kui võtta nii, et Lawson on kogunud 43 punkti, Lindblad 23 punkti oma rookie hooaja kohta keskvälja liidertiimiga, siis pole paha, nagu ütles Villu Reiljan. Jätkame. Alpiinile ma annan 9. Tahad tead mille eest või? No. Puhtalt selle eest, kuidas see poodium tehti. See on strateegia, see on kannatamine. See on lõpuni mängimine. See on reeglite tundmine. See on üks vana härrasmees. Jah, ütleme, viimasel ajal on Flavio Briatorega üllatavalt palju erinevaid intervjuusid ilmunud, soovitan kuulata. Hästi palju erinevaid kanaleid on teda kajastanud ja ka erinevas võtmes, nii businessi võtmes. Tuletan meelde, et see oleks nagu tegelikult, kuidas ma ütlen sulle, ei puuduks üldse sellesse hooaja esimesse poolde, kuigi seda saab ka öelda, et see on hooaja esimese poole edusamm, kui me räägime aastast 2027 ja meil sõidab Gucci Alpine F1 tiim, ehk siis tuua ikkagi tegelikult selline suur moebränd ja sellest on rääkinud ka, see on omaette lõbus lugu. Et kui me räägime midfieldidest, siis Racing Bull versus Alpine on, see ongi huvitav üldse, kui see, ma ei tea, midfieldi lugu siin ette võtta, siis see midfield just kui lõpebki seal 2 tiimiga ära või? No toome Haasi ka sinna mängu. No Haas tegelikult on ja võib-olla hooaja teine pool mängib siin natukene veel kaarte selles mõttes, isegi võib-olla mitte punktitabeli mõttes, aga kui me Alpiini juurde jääme, ma olen ka seda meelt, et tegelikult nad on teinud päris korraliku hooaja alguse. Nad on saanud, mis on hämmastav, nad on saanud McLarenist palju paremini tegelikult tööle Mercedese mootori ja 6. kohal hetkel, nii et lähme 8, see sobib. Ja sõitjate poole pealt. Pierre Gasly, Colapinto. Gasly 10. hetkel punkte 42, Colapinto 12 punkte 19. No ma ei ütleks tegelikult, et Gasly nagu lati alt läbi jooksnud, aga minu jaoks on ta siuke 7. Ja Colapinto on mul 5. Ma arvan, et ta saaks samas olukorras paremini. Jah, ma olen ka selle 5-ga päri, et siin väga pikalt vaidlema ei hakka. Haas. Nüüd on siis niimoodi, et ühesõnaga Racing Bulls 66 punkti, Alpine 61 punkti, Haas 21 punkti. Ma ütlen, et seal on see kukkumine tuleb jälle, aga loeme ta sinna midfieldi ja siis jätame sinna lõppu
need sabaotsa tiimid. Ma, ma ei oska selle Haasile kohe mitte midagi. no Haasi tiim elab selles mõttes nagu huvitavat elu, et ta on selgelt ikkagi, kui sa vaatad kõike seda, mis nende ümber toimub, ta on selgelt kõige väiksem tiim. Mine tea, võib-olla me lähiajal näeme hoopiski Haasi nime asemel Toyotat. Töö selles suunas käib. Toyota tegelikult üldse praegusel hetkel mootorisporti on hakanud tohutult palju panustama, selles valguses tegelikult F1 tiimi omamine tundub kuidagi nagu loogiline. Toyota on ka. Kas mingi GT3 auto oli väljas või? Ma nägin mingit Risto meil siin nõutud. Risto on meil GT autode spetsialist. Et vaadake ka palun ära kõik episoodid YouTube'ist, mis Risto on teinud väga head tööd Gregor Jetsiga kaasas käinud. Näete insighti, et mis võidusõidu maailmas toimub. Aga Haas ise, no jah, ja Toyota on kuidagi heas kohas, kui hüppan korra sinna jälle selle teise ala peale, et rallist me ei räägi, siin Toyota lahtised meistrivõistlused, aga VEC-is on ka Toyota tagasi üleval, et kui siin pigem heitlevad see aasta, pool hooaega on seal tehtud, pigem heitlevad see aasta BMW-ga kui Ferrari'ga. No okei, aga tuleme nüüd F1 ja Haasi juurde tagasi, millel siis jah, täna TGR-i ehk siis Toyotaga suur reisingu selline puude on olemas. Silver, palju on teinud Haas upgrade'i selle aasta jooksul? Tegelikult miks me Silveriga hakkasime upgrade'idest rääkima, see, et hullult tahaks näha selle cost-cap'i tabelit, jooksvat tabelit, et palju seal nagu on nagu börsi üle. Aga ma Haasile 6 punkti. Isegi ma annaks 5. Ma ei ole nüüd nagu. Ma sinna üles andsin ka kellelegi juba 5. Sult sai, McLaren sai 5. Nii. Ahah. Oota. Tee natuke suuremaks. Ei, ära tee. Mina saan lugeda seda, Silver. Ära tee suuremaks. 28. Aga mulle meeldis seda. Palju tegelikult. Päris palju on punninud. Mulle meeldis see tabel, kus oli korraga näha, et kuidas teised lähtunud on. Aga 37. Näed, Red Bull 37, Ferrari 35, McLaren 35, Cadillac 34 ja no võt ongi Alpine, Mercedes, Williams tagaotsa sain 24-ga. Aga okei, 5, 6, no ma jään ka sinna 5 juurde siiski, aga siin Olli Beermanile ma annan mingisuguse 7 küll ära. Tema on tegelikult täna tassinud seda tiimi, mitte Esteban Ocon. Ja, no, punktid räägivad enda eest. Olli Beerman on ka sõitja, kes kindlasti väärib kohta ülespoole. Jah, ta on 13. hetkel ja punkte on tal kokku 18, samal ajal Esteban Ocon on siis 17. ja kogunud 3 punkti. Ja Olli Beermani puhul on muidugi ka see küsimus, et kaua ta püsib Haasist, noh, ta on Ferrari süsteem, ehk et loomulikult ta käest küsiti ka, et kuidas sa nagu näed, kas sa vaatad nagu mujale ka ringi, sest loomulikult me kõik vaatame mujale ringi, aga eks ta kõigepealt tahaks nagu ikka Ferraris edasi liikuda, mis iseenesest on päris keeruline, sest seal on nagu üsna lukus need sadulad praegu. Aga Olli Beermanile ma annan 7 ja Esteban Oconile ma annan 4. 7-ga nõus ja minu jaoks isegi Ocon, kellel minna tea, äkki ongi viimane hooaeg F1-s, saab minu käest 3 punkti. Audi. On ju ära teinud Cadillaciks, aga Williamsile ja Aston Martinile hetkeseisuga. Okei, räägime sellest, et nad tulevad siis nagu Sauberi tiimi pealt. Aga personali vahetati oi kui palju aga oma asjadega. Noh, ta on ikkagi selles mõttes, me lihtsalt nagu räägime tausta, kus nad tulevad, eks ole, et neil justkui nagu midagi oli tehtud, samal ajal neil oli ka oma mootor, millega nad tulid. Nad on tänaseks 8. kohal, nad on kamba peale kokku saanud 12 punkti. Hooaja teine, ütleme, neil oli hooaja alguses oli sähvatus, seda siis läbi Gabriel Portoleto ja sealt edasi siis tegelikult punkte ei tulnud, mida ka F1 kommentaatorid kogu aeg rõhutasid mingil kummalisel põhjusel. Ja nüüd on hakanud punkte tulema, ka Nico Hülkenberg on suutnud oma punktiskoori avada. Samas siin on ka see lugu, et 6 punkti annan mina. Tiimile? Ja ma olen ka nõus, 6-7. Ei mõelnud seda nii. Aga ma siin annan esimesena ära Nico Hülkenberg, kes saab, ma ei tea, no Esteban Oconist on ta minu arvates tublim olnud, 4-5 punkti, aga Gabriel Portoletole ma annan 6. Mina annan Portoletole, jah, ma tahtsin 7 öelda, aga Portoletole 7 ja Hülkenberg 4. Et ei ole tulnud see hooaeg nii, nagu oleks pidanud tulema.
Williamsile ma ilma pikema sissejuhatust annan kohe 2 punkti. Ma olen pettunud. Ma olen päriselt pettunud. Ma isegi, tead, okei, ma annan neile 3. Ma annan seda ühel põhjusel neile 3, sellepärast, et ma 1 punkti annan juba ette ära Aston Martinile. Selle rahakoti pealt võiks olla see seis parem, aga no minna mingisuguste jaapanlastega diskot tegema. Ma arvan, et nad selle mootori valikuga panid puusse. Ma olen segaduses, kellest me räägime? Williamsist. Williamsist ei olegi rohkem midagi rääkida. Palju sa andsid talle? 3. Ütleme nii, et kui Williamsil poleks ühtegi punkti, siis ma annaks 0. Sest nad tulid ikkagi tegelikult väga suure ootusega ja James Vowles on öelnud ka varasemates intervjuudes aastaid tagasi, 2026 on meie aasta. No ei ole. No ei ole. Ja nad on endiselt, ma ei tea, rääkige Ozempikuga või kellegiga, tehke see asi nagu korda, sest see auto on endiselt ülekaalus ja kui kaua suudab Carlos Sainz seda jama taluda. Ja teistpidi võttes on see, Carlosel on ka see, que pasa, kuhu ma lähen? Vekki. No jah. Dakarile, isa jätab koha vabaks. Isaga koos Dakarile. Navigaatoriks. Päris kõva oleks. Aga... Isaga puhkusel Dakaril. No okei, ütleme nii, et kui ma vaatan praegu, Sainz 15 on kogunud... Vaata, kui ühtlane tiim, võrdselt punkte poistel peaaegu. Jah, et kui... Nagu... Ei õienda, see on täpselt 2 peale 11 F1 punkti rohkem kui meil. Ja Cadillacil. Jah, aga sõitjatest siis Sainzile ma arvan, et ma julgen temale isegi anda... Ma annan Sainzile sama palju punkte ja Albonile ka nii palju, nagu neil tabelis on. 6 ja 5 punkti. Nad võib-olla vääriks rohkemat, sest et nad sõitjatena ei ole nii kehvad, kus see auto on, aga no Williams hetkel tarib neid alla minu punktitabelis. Ma olen mõlemale 6. See on natukene on sellist nii-öelda nagu halastusseksi siin ka, et see on raske tulla nagu nädalavahetusele teadmisega, et su auto on teistest raskem ja sa tegelikult ei ole selles võitluses. Kus me nüüd võime Aston Martinist rääkida? Nüüd me võime Aston Martinist rääkida. Kes hakkab vaikselt tuhast tõusma. Ohoo, millisest tuhast? Ma näen siin Fernando Alonso praegu ainult tuhk ongi. Praegu ainult tuhk ongi, alles tõusub faasa, pööniks tõuseb, sest Sandvordist poodiumil veel mitte, aga Sandvordis juba uus Honda mootor, Budapesti upgrade'id, kusjuures Budapesti upgrade'id töötasid. Auto oli kiirem. Fernando Alonso silmis oli näha taas sära. Ta sai aru, kuhu ta sõidab ja millega ta sõidab. Ma ei anna neile ikkagi ühtegi punkti. Okei, Budapesti upgrade'ide pärast ja selles lootuses, et Honda mootor on Sandvordis parem, ma annan neile 1 punkti, aga selle, ühesõnaga, lasta jääda. Ma ei oska nende sõitjatega ka midagi teha. Jaa, ma olen nõus, 1 punkt, sest antud võimaluste baas, mis sul käes on ja kuidas sa seda nagu ära kasutasid. Okei, eksisid, oleme ausad. Kuskil on midagi väga valesti läinud. Mida on öelnud erinevad välismaised spetsialistid ongi nagu see, et võib-olla Lawrence Stroll tahtis seda maailmameistri tiitlit natuke liiga kiiresti kätte saada. Ehk et ta nagu arvas, et ongi nagu tohutu kiirusega teeme ja saame nagu ägeda asja valmis. Pluss siis see sama, et see Honda mootori peale panustamine, ei pannud. Panid punasele, aga tuli must, midagi ei ole teha. Aga vaatame, see on selles mõttes täiesti huvitav, et mul on nagu selles mingi teatav usk on siin olemas, sest seal on see potentsiaal on ju olemas. Ma ei räägi nüüd mitte nii palju sõitjatest, aga ma räägin just autost, see potentsiaal on olemas ja ma arvan, et ikkagi Adrian Newey, ma endiselt veel loodan, et sealt midagi tuleb, aga meeskond 1 endiselt nõus. Sõitjad või? Lance Strollile ma annan ka 1 ja Fernando Alonsole ma annan 6. Fernando Alonsole 6 või? Ma annan selle pärast, et on sama vana mees nagu mina. Ahah. Mina endiselt veel selles vanuses vormel 1 ei sõida. No jah. 3 Alonso. Stroll ei saa mu käest punkte. Juba kas või selle pärast, et F1 ei jälgi teda Instagramis. Jah, sul on 0 followerit. Cadillac,
3. tiimile. Mhm. Jah, ega arvestades, Kõige rohkem naistöötajaid kõikidest F1 tiimidest. et jah, ma olen päri, et F1 jälgib Cadillac'i F1 tiimi. meid oleks nagu patt ilma jätta, sest tegelikult tuletame meelde, esimene hooaeg, kui palju, ega selles mõttes, et see hetk, kui nad saidki nagu lõpuks selle rohelise tule, et te nüüd tegelikult saate hakata F1 autot ehitama selle eesmärgiga, et see ka lõpuks sõitma hakkab. See Mitte aeg, for fun. see aken oli nagu väga lühike, kas äkki aasta või? Jah. Nii. Et selle ajaga nagu tegelikult ehitada auto, tõsi, vahepeal oli küll selline mulje, et ükskõik millal oli see etapi ülekannet sa vaatasid, siis Cadillac'i vidurid põlesid. See oli nagu konstantselt. Ja nendega muidugi selline kõige kurvem lugu oli see, et nad tõid, etappi ei mäleta, tõid ju tohutu upgrade'ide paketi ja see ei töötanud. See oli valus. Et selles mõttes minu käest saab tiim tubli sooritus, aga 2 punkti. Ma annan ikkagi 3. Mhm. Aga sõitjatest. Nii. Valtteri Bottasele. Ma ei tea veel kui palju, aga ma annan talle palju punkte sellepärast, et elan talle kaasa sotsiaalmeedias. Mees ostab kokku veinimõisasid. Aga me peaksime tegelikult nagu seda F1 asja, aga see käib F1 juurde. Ta on execute inud, ma arvan, kõikidest kõige paremini oma persoonibrändi. Tal on oma džinn. Oli või? Bottasel oma džinn, jah. Ta on mees, kes tegi eelmine aasta tagahoovis ära Ironmani täispika distantsi ujudes mingis lühikeses basseinis, sõites velotrenosöörile ja joostes lindil. Ja Raikos on kõik väga tore, aga see ilmselt... Aga ta ei ole süüdi, et ta seal on. Jalgrattavõistlustel ta on suhteliselt hästi esinenud. Kuidas nüüd võtta, et kas sa nüüd nagu... Lance Strollist saab rohkem punkte. Jah. Ja noh, taaskord, ma usun, Cadillac'i kui sellisesse ma usungi, et see ongi nagu pika plaaniga meeskond, see ei ole nagu 1 aasta meeskond. Noh, kui me räägime 5 aasta pärast siin samamoodi juuksed ja habemed natukene hallimad ja seis on sama, siis on selge, et tuleb see Toyota exit. Noh, nagu siin Toyota tuli, võidame ja siis oli saba jalge vahel sealt minema, nüüd tuleb uus tulemine. Et Bottasele tegelikult mina annan 2 punkti, sest tegelikult minu silmis ta ei ole ikkagi päris see olnud, mis ta võiks olla. Ja Perez... Perezele ma annan 1 punkti, Bottasele ma annan 4 punkti. Ma annan mõlemale 2, võrdne värk, jagaga oma vahel. Ja küll ma annan Perezele siis 2. Oota, mis mind jäid? Mina andsin mõlemale 2. Jah, ma andsin 2 ja 4. 2 ja 4. Jah. Siis on nii. Ma loodan, et keegi meie vaatajatest lõi ka numbrid kokku. Ja kui ei löönud, siis ei ole ka sellest mitte midagi. Et kokkuvõtvalt saame öelda, et tegelikult hooaja algus on olnud oodatud põnev. On olnud päris palju huvitavaid liigutusi. Sõitjate turg on endiselt äärmiselt turbulentne. Hästi palju tõenäoliselt oodatakse seda, et mida siis teeb Max Verstappen aastal 2027, sest kui see dominokivi kukub, siis hakkavad tegelikult teised seal järel ka minema. Ja noh, siin selles mõttes neid konstruktsioone, mis on tehtud, et kui näiteks on räägitud sellest, et Carlos Sainz tahab sellest Williamsi ikkest nüüd minema saada, sest ta tuli sinna, talle lubati maad ja taevad kokku ja juhtus nii nagu oli, et ei tule seda sealt, mis tuleb, et äkki nüüd, kui Max Verstappen läheb ära, et siis mine tea, läheb Red Bulli, ma hakkasin naerma selle peale, see ei ole võimalik, ta on tegelikult minu silmis, ta vist mingil ajahetkel suutis Red Bulliga ikka sidemed nii läbi raiuda, et okei, täna ei ole Helmut Markot seal, täna nagu teised inimesed, võib-olla see on muutunud, aga pigem arvatakse seda, et kui nüüd 27 aastal midagi juhtub, siis juhtub see, et kui Max Verstappen kuskilt läheb või liigub näiteks, ma ei tea, Mercedesesse või liigub McLarenisse, siis ilmselgelt toimub see kaup kauba vastu. Ehk et Piastri liigub või siis Russell liigub Red Bulli. See on nagu üks kõige tõenäolisem stsenaariumid. Ma võtan selle asja kokku niimoodi, et elame-näeme ja näeme juba järgmisel nädalavahetusel, kui sõidetakse Hollandis, Zandvoortis. Ja meil on ka üks ühisvaatamine praegusel hetkel soojas. Jälgige masinavärgi sotsiaalmeediakanaleid nii palju vihjeks, et suure tõenäosusega see toimub Tallinna kesklinnas. Ja kui asjad lõplikult lukus, siis anname teile sellest kindlasti teada. Ongi kõik. Ma tahtsin veel seda öelda, et tuleb ka The Rise of a Legend, Villeneuve'i film, millele treiler just avalikustati, vaadake ka see üle. Tšau! Tšau ja aitäh Ristole, aitäh Silverile!